No tervitus kõigile minu ja Ilme ja Tiksu poolt. Puht sportlikust huvist tulin seekord arukarjääri. Sai muretsetud nüüd kärbsetõuku lõpuks ja tahaks kohe näha, kas siin tõesti enam väikest ahvenat ja kokra ei ole või oli see maitse teema, et nad ei taha lihtsalt ussi. Ilm on mõnus. Vaatame, prooviks siis elus sööta püüda ja kui õnnestub piisaval hulgal seda saada, siis äkki läheme õhtul või homme hommikul veel haugi proovima oma põhikohta. Puhkus hakkab vaikselt läbi saama. Täna on puhkuse 13. kalalkäik, kui nii öelda, siis vaatame, kas saame käega kala ka katsuda ja midagi YouTube'i panna või mitte. Karjäär iseenesest on ilus ja mõnus. Taga keegi püüab paadiga. Peaks minema kratist kinni võtma, küsima, kas sealt paadiga kala tuleb või mitte. Aga okei, mina panen oma ridad hakkama. Las Ilme Tiksu jalutavad ja tutvuvad ümbrusega. Ja vaatame, kuidas täna siis siin kokrede ja väikeste ahvenatega lood on. Okei, hakkame püüdma. Ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii. Kui praegu siin päikese käes vaadata, siis aktiivsus on kõvasti suurem kui eelmistel kordel. Nüüd on näha ka vist, et need väiksemad kogred on siia tekkinud. Ja panin lihtsalt sinna marmussile lisaks veel kärbsetõuka otsa. Ja juba hakkavad võtma, nii et asi vist ei olegi rohkem ajas, vaid selles, et nüüd on nad siin aktiivsemad ja aga tundub, et kärbsetõuk neile ikkagi meeldib rohkem kui uss. Pärast proovin ussiga ka. Vaatame, kui nüüd üks juba otsa tuleb, siis lähen toon ämbri. Igastes korralik parv on ümber, aga hästi väikesed on, need suuremad on nagu eraldi. Ops, ja olemas. Ja esimene ahven hoopis. Aga see on sellise mõnusa suurusega, et see läheb arvatavasti hoopis siin praegu haugi jahtima. Nii et täna midagi toimub. Okei, ma lähen toon ämbri, elussöödaõnge ja vaatame, äkki meelitame siit hoopis haugi välja. Nii. Ahven läks haugi meelitama ja vaatame, mis siis siit veel välja meelitab. Äkki saab ikka väiksemat veel elussööda kala või aga isegi sama suurusega ahvenad oleks päris head jõerde kaasa võtmiseks, sest põhikohas nagu enam eriti ahvenat ei ole. Aga käsiõngel vist tuleb selle marmussilaadse vidina asemel ikka korralik konks panna, nii et väiksem. Aga proovime natukene, mis siit veel välja meelitab. Oleks ülilahe küll, kui siit kas või haugi saaks. Nii. Mingid üliväikesed, jah, ma ei saagi aru siit läbi, kas need on nüüd ahvenamaimud või on siis kogred või mis nad on. Siin on nagu ikka korralik tuul. Täna on õnneks GoPro'l mul svamm ümber. Vaatame, kas aitab tuule vastu või mitte. Nii, aga mul tuleb ikkagi konksu vahetus teha, nii et seda lihtsalt karvast juljad nad ei taha ja see segab ka kärbsetõuguga püüdmist. Okei, ma teen konksu vahetuse ja siis vaatame edasi, mis siin toimuma hakkab. No nii, nüüd sain siis lõpuks kätte selle
keda ma siit olen kogu aeg tahtnud saada, ehk siis sellised väikesed kogred. Sellest väiksemaid on siin kõvasti, aga sellise suuruse konksuga saab siis sellised kätte. Aga okei, see läheb nüüd ämbrisse ja vaatame, kas saame veel mõned sellised, siis saab õhtul äkki minna haugi jahtima. Noh, ja nüüd hakkas siis järjest tulema. Sellised jupid nad on, aga noh, võiks ju olla haugipüügil heaks elussöödaks. Tundub ikka jah, et nad tahavad siin kärbsetõuku, et muu asi neile ei meeldi. Vahelduseks võiks ussi ka proovida, aga hetkel tundub, et kärbsetõuk toimib ideaalselt. Aga haug ahvenat ei ole tahtnud veel. Nii, veel üks juurde, 3 kokre, 1 ahven, mida haug ei ole veel tahtnud ja võib-olla 4-5 tükki saab, siis võib täna õhtul juba minna proovima, nendest täiesti piisab. Varsti tahavad ilme ja tiksu koju ka saada juba, nii et aitab küll, aga okei, natuke aega veel proovin ja siis minekut. Opa! Ilus haug võttis siin kalda ees lanti, ega sai minema. Ei jõudnud kaameratki käima panna. No nii, sain oma karistuse kätte. Landil polnud trossi vahel, korralik haug viis praegu landi koos kogu kupatusega minema. Nii et paistab, et siin arukarjääris praegu on haug aktiivne. Vahetult enne seda võttis kalda ees üks väike haug. Ja see praegu oli ikka korralik haug, nii et hammustas läbi ja läinud ta oligi. Nii et nüüd ei ole muud midagi kui tross vahele ja mul on tunne, et siia tuleb hoopis õhtul tagasi tulla. Et haug on täna aktiivne, aga okei, paneme nüüd trossi vahele ja nutame natukene. No nii, tagasi oleme ilmega, ilme hakkab toolis mugavlema. Ja mina üritan uuesti haugi. Hingi andnud rahu, viisime koera peremehele tagasi ja panin nüüd trossi vahele ja võtsin teise ridva ka kaasa, kus on jämedam nöör. Vaatame, kas täna saame veel mingit võttu siin, aga noh, eks ma oma karistuse pidin saama. Ja jäi tross vahele panemata ja see vist oleks olnud mu eluhaug, ma arvan, see oli ikka niukene raks oli ja hetkega oli nöör läbi koos landiga läinud, nii et aga okei, me nüüd natukene puhkame, loobime lanti, vaatame, kuidas teistel kalameestel läheb ja hoidke pöialt. Ja haug tuli otsa meil. Aga väike. Läks minna. Väike haug, väike haug. Aga sai kõhu täis. Aga sai kõhu täis, jah. No midagi ei ole teha. Seekord siis nii. Ei tohi välja tõsta lihtsalt. Haugi siin on. Okei, meil on veel natukene aega, ma loobin lanti. Elussööt on nüüd otsas. Ja midagi ei ole teha. No nii, võtame tänaseks päeva kokku. Kõige hullem ei olnudki selles mõttes, et kala sai nähtud lausa 3 korda. Karistada sain ka selle eest, et trossi vahel ei olnud. Ja päeva lõpuks tuli elussöödaga üks haug otsa, aga sai kalda ääres minema ja aga see oli õnneks ka alamõõduline, lohutame ennast. Mul on tunne, et homme hommikul tulen kohe siia tagasi. Püüan kärbsetõugu jälle elus sööta. Need lähevad kohe siis haugi jahtima ja loobin lisaks lanti. Homme on viimane puhkusepäev, kus saab kalale minna. Ilme ajab homme omi asju. Ja mina tulen siis siia. Vot sellised lood siis täna. Ilus õhtu, aga enam elus sööta ei ole ja ma ei viitsi hakata enam muud püüdma ka. Kuigi vist võiks
kellaajaliselt olla hea aeg, et just hakata haugi püüdma, aga lanti paistab, et täna enam ei taha. Vot sellised lood siis. Aga aitäh, et vaatasid. Kui sa kanalit ei ole tellinud, siis oleks väga tore, kui seda teeksid. Pane pöial üles või pöial alla. Näeme homme ja tšau!